Valge out. Võtke mehed juurde. Võta juurde. Pane lõpuni. Mine ise lõpuni. Hästi haarda. Hästi lõpuni. Söödame koha. Väiksed poisid aru saavad. Üks vise, poisid. Poisid, üks vise. Üles, Matka üles, veel. Võimas Madis. Nii, teeme vahetuse. Andris ja Rasmus. Tobias vastu! Vastu, Tobias! Arden, jaga mehed ära! Ma saan ka see veeranda. Ja saad, aga jaga mehed ära! 2+1, tubli! Madis, sul on vaba vise! Mehed kinni! Madis, mine tee korv! Üks vaba visega! Rahu, ma ütlesin nii. Janari, Andris, Rasmus, Karla istub praegu. Nii, suurkastus, keskmine Karla. Ja siis läheb sinna. No las Mairon läheb ka. Vanemad mehed praegu. Vanemad, alustavad. Ja ma vahetan. Minu ja Andrese juures läbi, nii. Ka ja kõik. Nii, ja siis lähete võtate limonaadi. Ja siis, kui oleme poisid kätte saanud, siis teeme pildi ka kõik koos. Nii. Jaa, raske mäng oli vastakast vastu. Nii, aga räägi, kas teil oli mingisugune salaplaan ka, kuidas te jagu saate vastasest? Ei olnud. Mängisite, kuidas oskasite? Noh, jah. Mis on sinu kõige tugevam külg? Mida sa oskad kõige paremini teha? Ma ei tea. Oskad sa põrgatada hästi, oskad sa visata kolmesed hästi, oskad sa kaitses hästi mängida? Vaba visked. Kuidas Andres on hea treener? Väga hea. Tahad sa korvpalluriks saada?
Ei tea veel? Ei tea. Aga meeldib korvpall? Jaa, meeldib. Kuidas teil oli siis see mänguplaan, mida te tegite siin nüüd vastastega, et kuidas te võitsite või? Ei võitnud. 1 punktiga te saite vähe, jah? Et mis mänguplaan teil oli, kuidas moodi te mõtlesite vastast jagu saada? No, et ilusti kaitses võtta ja kõik meeskonnatöö ja... Kuidas Madis on hea treener? Jah, väga hea. On ta kuri ka vahest? Ei, natukene vahepeal. Et kui pahasti teete, et kas siis riielda ka saate? Natukene. Aitab see nagu paremini edasi minna? Ja ikka. Rohkem pingutama? Ikka. Millised on sinu kõige niisugused tugevamad küljed, mida sa kõige paremini oskad teha korvpallis? Peale visata paremalt poolt läbi minna. Rohkem midagi. Tahad sa saada ka korvpalluriks? Jah, väga. Vaatad sa Tarvamänge ka, kus Andres ja Madis juhendavad? Ikka, alati olen kohal. Jõuluturniir läbi, et kuidas poistega rahul jäid? Ei, poistega väga rahul. Tegimegi siin Andresega neile niisuguse sportliku, kuidas ma ütlen, niisuguse sportliku mängulise lõppu ennem, kui nad väiksele jõulupuhkusele lähevad. Et poisid jäid väga rahul ja ise rahul ja usun, et kõik on rahul. Lapsevanemad rahul. Et sul on nad juba päris palju vist mänginud, et olete ka võistlusi võitnud. Jah, et mul neid poisse on palju kokku, neid on seal treeninggrupis, kes kokku 28 kutti. Selle venna treener Tõnisega lõime selle grupi 8 ja nii me nendega möllame. Need, kes see esimene grupp on, need on rohkem mänginud, teises grupis on siis see, kes on alles sügisel meiega treeningutega liitunud. Need esimese grupi poisid, siis nemad treenivad meil 2 aastat. Huvi on Lääne-Virumaal korvpalli vastu suur? Ei, huvi on suur jah, selles suhtes, et äraminejaid on väga vähe, et pigem tuleb iga kuu mõnigi poiss tilgub juurde, et selles suhtes see korvpallibuum on küll hetkel Rakveres on väga kõva. Ja ma vaatasin, et sa elad täpselt samamoodi oma noortele poistele kaasa kui oma põhisatsile Tarva meeskonnale, et ei ole vist vahet, kus kohas sa juhendad? No ei ole olnud mul eluaegsed ja lapsed ja mehed ja tüdrukud ja poisid, kõik on ühtemoodi. Et ma ei ole kunagi arvanud, et ma mingisugust kesta võtan ümber, kui ma lastega olen ühtemoodi ja meestega teistmoodi. Ma arvan, et see ongi kõige tähtsam teha. Ja mida sirgem sa ise oled, seda sirgemad sul need mängumehed ka on. No oled sa siin nüüd juba silma peale ka visanud, et mõned sellised noormängijad, kellest võib saada päris selline tippmängija? No ma ei oska niimoodi öelda, tead, need on toredad kõik, need 13 tükki, kes on meil nüüd mulle ühes rühmas ja sellest ajast on möödas, kui ma esimest korda nii väikestega tegin, juba 35 aastat, eks, aga kindlasti siin on ja see tavaliselt nii on, kui sa nendega teed, küll siit ikka mõni mängumees tuleb, tead. Aga selle eesmärgiga ma praegu ei teegi, tähtis on, et nad kõik koos oleks ja nad trennis oleks iga kord, kui nii võimalik on ja et see rõõm on nüüd kõige tähtsam. Viru Nigulast teha sellist korvpallitreeningut, et kui keeruline seda siin organiseerida ja teha on? See ei ole üldse keeruline, meil on koolis on kuskil 100 last tead ja siis üks viiendik käib mul kossutrennis tead. Nii et mul naine on lasteaias tööl ja sealt vaatan siis seda uut materjali, mis tuleb. Aga ei, meil on ju tore oma saal, nagu sa näed ja ma olen väga rahul ja õnnelik nendega ja vahel tundub, et ma nagu ei jaksagi nii palju, kui nad tegelikult peaks tegema, aga õnneks nad keegi kohe siit otse Itaaliasse või sinna Madridi Reali testimisel ei lähe, nii et nad peavad enne põhikooli ära lõpetama, selleks läheb veel aega 4-5 aastat. No mäng oli ju võrdne, et Madise poisid pingutasid ka päris palju, et saite lõpuks kätte. No asi on selles, et Madisel on sama vanad selles mõttes, aga Madise nii-öelda ässad täna siia ei tulnud. Me leppisime nii kokku, kellega ta juba siin
võitis Pärnus turniiri ära, nii et Madis teeb väga kõvad tööd nendega ja nii kui ma siin mitmel korral olen öelnud, et minu meelest see on nagu vägev, et neil on Tarva meeskonnas 2 treenerit, kellel kummagil on oma isiklik korvpallimeeskond. Mul on Hundid ja Madisel väike Tarvas ja noh, niimoodi me neid asju arutame ja õiendame ja see on vägev minu meelest.